Lähis-Idas käimasoleva sõja, Valgemaja visiidi, mille tegi Benjamin Netanyahu ning kasvavate julgeolekupingete taustal Juudamaal ja Samaarias. Iisraelis on käimas eelvalimiste hooaeg. Jätkame oma intervjuude sarja Iisraeli juhtidega, kes soovivad tulevikku kujundada ja on end kandidaadiks seadnud. Täna räägime me ühest nimest, mis on Likudi eelvalimistelt silmatorkavalt puudu. Kauaaegne Likudi juht Jüli Edelstein, kes ütleb nüüd, et rajab uue tee, et esindada Iisraeli parempoolseid. Mina olen Elana Mansal-Diamant, Iisraeli õiguse ja vabaduse foorumi tegevdirektor, ja see on põhiseaduslik seadus. Suur tänu, et meiega liitusite, härra Edelstein. Minu rõõm, aitäh kutsumast. See on tõeline au. Jätkame nüüd sarjaga, kus räägime poliitika veteranide ja poliitikasse pürgijatega. Nende nägemusest Iisraeli tuleviku kohta. Paljudel erinevatel teemadel, kui tõhuasetusega õigusküsimustele ja valitsemisele. Ja ma ootan väga, et saaksin täna teiega rääkida. Oleksin tänulik, kui saaksite jagada veidi oma taustast, mis on tõeliselt inspireeriv. Te alustasite heebrea keele õpetamist Nõukogude Liidus. Te olite Sioni vang. Te tulite Iisraeli ja töötasite end üles poliitilises hierarhias. Te olete olnud minister, Knesseti spiiker ja nii edasi. Ma arvan, et see on lugu, mida tõesti tasub kuulda, enne kui me hiljem saates sisuliste teemadeni jõuame. Kui te saaksite võtta mõned minutid ja meid sellega tutvustada. No, esiteks, ma püüan aru saada, kas ma olen praegu veteran või poliitikapürgija. Aga kui minna ajaloos tagasi, ma sündisin endises NSV Liidus. Taotlesin väljasõiduviisat 79. aastal. Olin siis 21 aastane. Mulle keelduti, mulle ei antud väljasõiduviisat ja minust sai niinimetatud refusenik. Ja samal ajal õppisin ise heebrea keelt ning hakkasin siis ka teisi õpetama. Tänu Jumalale keegi ei küsinud tunnistusi ega püüdnud kontrollida, kuidas mu heebrea keel tol ajal kõlas. Aga mul oli taust ülikooli keeleüliõpilasena, nii et mind oli põhimõtteliselt koolitatud võõrkeeli õpetama. Ja mul oli piisavalt palju õpilasi, enamik neist, mitte kõik, aga enamik neist olid ise refusenikud, kes olid samas seisus nagu mina. Võimud tüdinesid mingil hetkel minu tegevusest, nagu ka mõne teise heebrea keele õpetaja omast. 1984 aastal mind arreteeriti. Kindlasti mitte heebrea keele õpetamise eest. Sellist seadust polnud isegi endises Nõukogude Liidus, vaid mind süüdistati ebaseaduslikus narkootikumide omamises. Mõned mu kolleegid arreteeriti ebaseadusliku relva omamise, politseiniku ründamise või muude väljamõeldud süüdistuste alusel. 87. aastal vabastati mind, olin vist eelviimane Sioni vang, kelle Gorbatšov vabastas. Neil oli minuga juriidiline probleem, sest ma ei tunnistanud kunagi oma süüd. See tähendab, et ma ei nõustunud kunagi tunnistama ebaseadusliku narkootikumide omamist. Nii nad mõtlesid, kuidas mind vabastada. Ja lõpuks nad leidsidki lahendust. Mind vabastati, üsna pea sain ka väljasõiduviisa. Ja saabusin Iisraeli 1987. aasta juulis. Ütlesin endale ja kõigile enda ümber, ma isegi mäletan täpset fraasi, ütlesin, ma maksin oma maksud juudi rahvale. Piisab, aitab küll. Ja kui rääkida minu professionaalsest karjäärist, siis ma ei osaleks enam kunagi avalikus elu. Ja nagu ütleb üks vana juudi vanasõna, kui inimene mõtleb, siis Jumal naerab. Alvas suur alijalaine sisseränne endisest Nõukogude Liidust. Meie endiste põgenike ja Sioni vangide jaoks oli see nagu unistuse täitumine. Ja mõned meist happasid kohe aktiivselt osalema avalikus tegevuses, vabaühendustes. Ja mingil hetkel saime aru, et palju lihtsam on mitte teisi mõjutada, vaid ise valituks saada, et lahendada selle suure alijalainega seotud küsimusi, probleeme ja väljakutseid. Ja nii ma esimest korda Knessetisse valituks osutusin, töötasin erinevatel ministrikohtadel ning olin 3 ametiaega parlamendi spiiker. Ja siin me nüüd oleme selles stuudios vestlemas.
nii et sa suutsid kuidagi isegi mõned värvikamad ja valusamad osad sellest kogemusest vahele jätta. Ma julgustaksin vaatajaid, keda see huvitab, vaatama mõningaid sinu varasemaid ingliskeelseid intervjuusid selle kohta, mida sa vangistuses läbi elasid ja mida sa nii rasketes tingimustes tegid. Aga praegu liigume edasi. Sa oled tõesti pidanud hämmastavalt palju kõrgeid ametikohti. Ma arvan, sa olid sisserändajate vastuvõtuminister. Kindlasti ütlesid, et olid Knesseti esimees. Sa olid terviseminister koroonapandeemia ajal. Sa olid, ja me räägime sellest hiljem veel, kuni üsna hiljuti Knessetis välisasjade ja kaitsekomisjoni esimees. Ja nüüd oled öelnud, et lahkud Likudist, et alustada uut poliitilist teed parempoolse mehena. Ma tahaksin aru saada, lihtsalt selleks, et saaksime seda vestlust alustada, mis see uus tee on ja kuidas see erineb vanast teest? Mis iganes see ka poleks. Selgita meile seda samm-sammult. Ma arvan, et see on põhimõtete küsimus. Nende samade põhimõtete, mille eest ma arvasin, et Likud varem seisis. Vähemalt minu Likudi aastat. Iisraeli maa. Ja kahju, kui umbes pool aastat tagasi toodi täiskogule seaduseelnõu Juudamaa ja Samaaria suveräänsuse kohta, olin mina ainus Likudi liige, kes selle poolt hääletas. Mis puudutab ajateenistust, siis pole saladus, et kui me ütleme selgelt ja valjult, et me ei ole valmis taganemiseks, meil on juba piisavalt kogemusi Oslo lepetega ja seejärel ühepoolse lahkumisega Gaza sektorist. Ma arvan, et õppetunnid on saadud. Nii et kui me ei räägi taganemisest, vajame armeed, mis suudab kaitsta kõiki meie piire. Ja kahjuks välisasjade ja kaitsekomisjoni esimehena kõik minu katsed laiendada Iisraeli kaitseväkke kutsutavate ringi, kaasates näiteks ultraortodoksid elanikud, vähemalt osa neist, need, kes ei ole täiskohaga jeshiva õpilased, ei leidnud toetust, leebelt öeldes Likudi ja peaministri poolt. Ja lõpuks viis see minu eemaldamiseni välisasjade ja kaitsekomisjoni esimehe kohal. Nii et kõik need asjad kokku viisid mind järelduseni, et ma arvan, et ma ei kuulu sellesse, mida me täna näeme Likudi fraktsioonina. See oli väga valus otsus, pean ütlema, sest mind valiti varem Likudi eelvalimistel väga kõrgetele kohtadele, sealhulgas esimeseks. Mis tähendab, et Likudi partei liikmete seas on palju sõpru ja toetajaid, kes olid, ma arvan, paljud neist minu otsuses pettunud. Aga minu jaoks ei tundunud õiglane hoida Likudi mandaati, kui ma ei nõustu partei poliitikaga nii olulistes küsimustes. Ma plaanisin sellest veidi hiljem rääkida, aga toon selle nüüd välja. Viimaste aastate jooksul oli teie ja partei vahel vähemalt 3 olulist erimeelsust. Üks, mida te mainisite, on see hääletus Iisraeli seaduste rakendamise kohta Juudamaal ja Samaarias. Ja see oli, neile, kes uudiseid jälgivad, see oli asepresident Vance'i visiidi ajal, mis minu arvates mõjutas Likudi valmisolekut osaleda. See tähendab, et nad ei tahtnud seda teha, kui ta siin oli. Kuid sellest hoolimata toimus hääletus ja teie olite ainus inimene, nagu te ütlesite, kes partei ridadest välja astus. Ja veel üks asi oli, millest me räägime põhjalikumalt, on seotud katsetega kehtestada mingisugune ajateenistusse kutsumise seadus. Ja sa oled korduvalt avalikult kritiseerinud esitatud eelnõusid kui lihtsalt ebapiisavaid, kui mitte hullematki. Sa pead seda oma sõnadega ütlema. Ja siis viimane asi, mis samuti huvi pakub, on seotud kohtureformiga. Kas seal? Ma ei tea, ja jälle, sa pead ise meile ütlema, milles seisnes sinu erimeelsus sisuga iseenesest. Aga sa seadsid kahtluse alla ka meetodi, millega seda üsna avalikult edasi viidi. Ja seda isegi siis, kui sa oled. Ja ka sellesse peame süvenema. Aga sa olid viimase 10 ühe tähtsaima ülemkohtu kaasuse keskmes. Ja sul oli otsene vastasseis ülemkohtuga.
alustame siis kõigepealt haredide ajateenistusest, kuna ma tean, et see on praegu kõigil mõttes ja siis liigume edasi teiste teemade juurde. Ja ma ei usu, et see üleminek on nii suur, kui see paistab. Kas te saate endise välisasjade ja kaitsekomisjoni esimehena selgitada, kui sügav on see väljakutse, millega Iisrael strateegiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt selle küsimuse puhul silmitsi seisab? See ongi täpselt asja tuum. Asi ei ole mingis abstraktses arutelus kõigi võrdsete õiguste või kohustuste üle. See on midagi väga praktilist. Praktilises mõttes vajab Iisraeli kaitsevägi rohkem sõdureid. Iisraeli kaitsevägi ütleb praegu, et neil on kohe vaja umbes 12 000 lisasõdurit. Ja ma arvan, et ainus võimalus selle arvu saavutamiseks on see, kui me muudame midagi selle riigi ultraortodokses kogukonnas. Nüüd, ma saan täiesti aru, et sellist muutust ei saa teha ühe päevaga. Isegi minu ettepanekuid kritiseerisid paljud reservteenistuses olevad sõdurid ja teised, kes ütlesid, et need on väga leebed ja kujutavad endast liiga suurt kompromissi. Aga ma sain täiesti aru, et kui me tahame midagi, mida ultraortodoksne establishment kuidagi vastu võtaks, peame välja pakkuma kompromissi. Lõpuks selgus kahjuks, et kompromiss ei olnud võimalik. Nende Knesseti liikmed ja juhtkond ei nõustunud kunagi ühegi kompromissiga, mis viiks praktilise ajateenistuseni armees. Nüüd ma ütlesin, et sinu küsimus oli suurepärane, sest asi ei puuduta ainult armeed. Vahetu tulemus armees teenimisest on see, et pärast seda inimesed saavad selles riigis tööjõuturule siseneda, rääkides majandusest ja olukorrast, kus me oleme pärast 3 aastat sõda. Regulaarne töö, maksude maksmine ja kõik see, kui märkimisväärne osa elanikkonnast sellega tegeleb, võib tõesti mõjutada Iisraeli majanduse olukorda. Ilma selleta see jääb lihtsalt koormaks neile, kes töötavad ja maksavad makse. Viimane, kuid mitte vähem tähtis, on miski, mis häirib mind väga. Ja see on lõhe, mida me praegu näeme. Sest nende inimeste vahel, kes teenivad armees, rääkimata peredes, kes on kaotanud oma lähedased ja aga lihtsalt perekond, kus isa või abikaasa kaob 300 päevaks, 400 päevaks reservteenistuse tõttu, seab end paljudel juhtudel ohtu. Selline perekond peab silmitsi seisma olukorraga, kus nende naabrid, mõnel juhul isegi sugulased, ei saa aru, millest nad räägivad. Nad lihtsalt elavad oma tavalist elu, normaalset elu. Ja nagu ma olen öelnud, olen ma tõesti mures, sest see, mida ma enda ümber kuulen ja kõnepruuk, mida ma enda ümber kuulen, ei ole meie riigis eriti tervislik. Me oleme juudi riik. Ja tahame mõista, et on erinevaid viise olla juut, sealhulgas loomulikult ultraortodoksne eluviis. Aga see, mis praegu toimub, ei ole dialoog. See on 2 monoloogi. See on nagu 2 kurti inimest, kes üritavad omavahel rääkida. Milline näeb teie arvates välja ideaalne ajateenistusseadus? Ilma liigsetesse detailidesse laskumata, kuigi ma olen kindlasti iga selle seaduse paragrahvi arutanud, aga igal aastal kasvab nende arv järjest. Ilmselge erinevusega nende vahel, kes lähevad armeesse teenima ja nende vahel, kes väldivad ajateenistust. Ja toetusega teatud arvule neile, kes tõesti õpivad toorat hommikust hilisõhtuni. Selliseid inimesi on olemas, me vajame neid. Aga neid peaks olema kindel arv, mitte selline olukord nagu praegu, kus põhimõtteliselt igaüks võib end jeshivasse kirja panna ilma seda kordagi külastama. Sest üks asi, millega ultraortodoksne establishment kunagi ei nõustunud, oli range järelevalve jeshivate üle. Nende mingisugune paberitükk
ühel prabilt on nende jaoks piisav tõend. Mine. ma peaaegu kõhklen seda küsimust küsida, aga kuna me keskendume tööjõule ja numbritele, kas Iisraeli araabia elanikkonnal on samuti roll täita? Sina sa ei pea kõhklema, ei pea, see on okei. Mulle on seda küsimust palju korda esitatud ja ma pidin kõigi tähelepanu sellele juhtima. Kõigi tähelepanu sellele, et minu komisjoni toodud eelnõu oli valitsuse eelnõu pealkirjaga ultraortodoksete noorte ajateenistus. Ja ma olen täiesti kindel, et peab toimuma tõsine arutelu araabia elanikkonna rolli üle. Mitte kõik ei teeniks armees, aga ma arvan, et on palju juhtumeid, kus elanikkond võiks panustada Iisraeli riigi julgeolekusse. me ei pea liiga kaugele minema. Viimaste sõdade ajal, kui Hezbollah ja iraanlased tulistasid rakette ja saatsid droone Iisraeli riiki, ma arvan, et selles osas, mida me nimetame tsiviilkaitseks, araabia elanikkond võiks olla suureks abiks isegi omaenda linnades ja asulates. Ja mitte tingimata ainult omaenda linnades ja asulates. nii et nüüd proovime liikuda struktuurse küsimuse juurde, sest see on ilmselgelt näide pikaajalisest seadusandlikust pingutusest mitme erineva koosseisu jooksul, et proovida lahendada üht probleemi. See pole tegelikult tulemusi andnud või võib-olla on tulemusi andnud, aga siis sekkub kohus. olen kuulnud palju erinevaid versioone sellest, miks me oleme seal, kus me oleme. Mõnikord on see täielikult poliitilise süsteemi süü, mõnikord on see kohtu süü, mõnikord on see nende kahe kombinatsioon. Ja arvestades teie suurt kogemust nii seadusandlikus kui ka täidesaatvas võimus, tahaksin ma mõista kahte asja. Üks puudutab seda, ja te võite seda kasutada näitena. Väljakutseid, mis kaasnevad päevakorra edendamisega koalitsioonisüsteemi kaudu. Ja kas see olemasolev süsteem on, millised on selle teate küll eelised või nõrkused, mida te selle juures muudaksite? Ja pärast seda tahaksime vaadata seda teise nurga alt, nimelt töötades sellega, mis sageli on, teate küll, mida kritiseeritakse kui uskumatult ülemäära aktiivset bürokraatiat ja kohtusüsteemi, olles poliitikuna nende kahe haru sees. Aga alustame sellest, kui keeruline on oma päevakorda edasi viia, ühtset päevakorda läbi praeguse süsteemi ellu viia. See on objektiivne raskus, kuid ma pooldan täielikult meie riigi koalitsioonisüsteemi, sest me oleme endiselt killustunud ühiskond. Me oleme endiselt noor riik. Ja ma ei ole kindel selles idees, mida ma mõnikord kuulen, teate küll, et me peame põhiseaduse vastu võtma. Iisraelil puudub põhiseadus. Meil on vaja vaid 61 liikmelist enamust. Ma ei ole kindel, et see on tark väide. Ja ma ei ole kindel, et see on see, mida riik vajab. Me vajame paljudes küsimustes konsensust. Kuigi ma pean ütlema ja mõnikord tunnistan oma vigu, see võib kõlada kummaliselt, aga mõnikord ma tõesti teen seda. Ma olen alati öelnud, et ainus viis midagi tõeliselt muuta on olukorras, mis puudutab ultraortodokside juutide ajateenistust, on see, kui ultraortodoksed fraktsioonid on koalitsiooni osa. Siis on võimalik kokkuleppele jõuda ja edasi liikuda. Ma ei ole selles kindel. Ma arvan, et psühholoogiliselt praegu nende jaoks on väga raske, nagu ma olen öelnud, aksepteerida isegi mingit kompromissi. Nii et võib-olla on lahendus siin luua lai sionistlik koalitsioon, kuhu kuuluvad sionistlikud fraktsioonid mõlemalt poolt. Ja siiski tulla välja seadusandlusega, mis ei ole vabandust, et olen nii otsekohene, aga see ei ole kogu see demagoogia, mida me kuuleme valimiskampaaniate ajal, kuidas homme kõik kutsutakse ajateenistusse ja nad kõik lähevad Golani brigaadi ja Givati brigaadi ning langevarjurite juurde. See ei juhtu, aga ma arvan, et tuleb tulla välja tõsise seadusandlusega, et hakata edasi liikuma. See võimaldab meil ühelt poolt, nagu ma olen selles vestluses juba mitu korda maininud, laiendada Iisraeli kaitseväkke kutsutavate ringi, mida on väga vaja. Teiselt poolt, pärast mõningaid proteste ultraortodokside rühmitustelt arvan ma, et on hea võimalus, et asjad lähevad enam-vähem tagasi normaalseks ja olukord jätkub tavapäraselt.
aga paljude teiste küsimuste puhul, ma kordan seda veel kord, ma arvan, et see on hea asi. et see on vajalik. Luua koalitsioone. Mõnikord on see tõesti, see teeb asjade Knessetis läbisurumise keeruliseks, mis ei ole alati halb. Teate, seadused, mis surutakse läbi ühe päevaga ja ma mäletan, et spiikrina vaidlesin ma sageli koalitsiooniga, mille osa ma olin. Et see ei ole nii hea mõte Knessetist üle sõita ja lihtsalt edasi liikuda, sest siis pärast 1 või 2 möödumist selgub, et seal on palju paragrahve, mis on vastupidise mõjuga, raske ellu viia ja nii edasi. Parem on pidada arutelu komisjonis, kus kõik saavad oma arvamust avaldada, kus tulevad ka välised osapooled, mitte Knesseti liikmed, ja avaldavad oma arvamust. Ja siis saadakse mingisugune seadusandlus, mida on juba korralikult arutatud ja see võibki toimida. sa räägid konsensuse saavutamisest. Ma tõepoolest olen. Olen Iisraelis suhteliselt uus. aga mul on väga raske meenutada aega selle viimase 10 jooksul, mil ma siin olen olnud, kus oleks olnud mingis küsimuses üksmeel, välja arvatud, ütleme, väliste vaenlaste vastu võitlemine. Kas on olnud teemasid, kus selline üksmeel on olnud? Ja kuidas seda tänapäeva kõige olulisemates küsimustes üles ehitada? Olgu, kõigepealt teeme selgeks, et konsensus, millele mingis küsimuses jõutakse, ei tähenda ühtsust ega täpselt sama arvamust. Oleme, nagu ma olen öelnud, killustatud ühiskond. Me ei ole kindlasti mitte sõjaväeüksus, kus kõik peavad ühte sammu astuma. Seda öeldes toon ma teile kõige vastuolulisema näite, midagi, mis tegi võimatuks ületada lõhe niinimetatud Iisraeli vasak- ja parempoolsete lähenemiste vahel. Ja ma räägin Palestiina riigi loomise või tunnustamise teemast. 5. 10 aastat tagasi. See oli põhiküsimus ja seda oli näha kõigis küsitlustes. See jabas Iisraeli ühiskonna peaaegu 2 võrdseks pooleks. Eelmises Knessetis 2 korral toimus hääletus. See oli küll deklaratsioon, mitte seadusandlus, deklaratsioon opositsiooni kohta. Iisraeli Knesseti vastuseisust Palestiina riigi ideele. Ma ei mäleta täpseid numbreid, vabandan, aga ma arvan, et 120 Knesseti liikmest oli ühel hääletusel tulemuseks 90 midagi. Teisel oli tulemus ligi 80. Mis tähendab, et ja muide, mainisin praegu enne valimisi erinevaid küsitlusi. Ma arvan, et praegu, kui me räägime, Iisraelis on tehtud 10 uut küsitlust. Aga kõigis neist näed sa, et Palestiina riigi idee suhtes valitseb väga lai üksmeel, mis tähendab, et enamik iisraellasi on sellele ideele vastu. Ma arvan, et ainus partei Knessetis, niinimetatud demokraadid, endine tööpartei, kes saavad kõigis küsitlustes umbes 10 kohta, ütlevad avalikult, et toetavad seda ideed, mis tähendab mida? Umbes 10% elanikkonnast, natuke rohkem. Räägime hetkeks suveräänsuse küsimusest ja siis läheme põhjalikult kohtusüsteemi teemade juurde. Räägi mulle hääletusest, kui asepresident Vance siin oli, hääletusest endast, aga ka sellest, kuidas sina seda näed. Suveräänsusest Juudamaa ja Samaaria üle ning selle tähtsusest ja tulevikust. Noh, minu jaoks polnud see hääletus mingi küsimusega teema, sest ma olen seda ideed toetanud. Iisraeli suveräänsuse kehtestamist Juudamaa ja Samaaria üle. Ma ütleksin poolnaljaga juba ammu enne, kui see muutus populaarseks ideeks. Ma arvan, et me peame selles küsimuses selguse looma ja kogu see meie käitumine, et see on meie oma, aga tegelikult ei ole ka, on nii ja on naa. Ma arvan, see annab igasuguseid valesid lootusi meie vaenlastele ja isegi mõnele meie toetajale, kes lihtsalt ei ole kindlad. Mis on meie seisukoht selles küsimuses?
nii et ma ei saa olla ja ma loodan, et ma pole kunagi olnud ega kavatse olla olukorras, kus ma avalikult toetan mingit ideed ja kui asi jõuab tõsise otsuseni ja toimub hääletus, ma põgenen minema. Selle idee enda kohta, veel kord, ma arvan, et on üsna selge, et see ei juhtu ühe päevaga. Ja kui rääkida konsensusest, siis on Juudamaal ja Samaarias teatud piirkondi, millel on kogu Iisraeli elanikkonnas laialdane konsensus ja toetus. Nii et me võiksime sealt alustada. See juhtus Ida-Jeruusalemmaga. Maailm seisab endiselt püsti. Nii et ma ei usu, et maailm laguneb koost, kui see juhtub selles etapis Maalea Dumimi, Gush-Etzioni, Arieli puhul ja kõikvõimalikes teistes kohtades, mis on kõigile iisraellastele hästi tuntud. Nagu ma olen öelnud, nende suhtes valitseb laialdane konsensus. Ja tead, isegi praktilises mõttes ei ole need kohad, mida kunagi kellelegi antakse. nii et ma arvan, et selgus siin on. On väga oluline. Ja see aitab meil tulevikus vältida paljusid piinlikke olukordi. On neid, kes ütlevad, kõik see on ju väga hea ja oluline, aga miks just siis, kui asepresident Vance siin oli? Või näiteks haredide puhul ütlevad nad, väga oluline, olen täiesti nõus. Aga kui koalitsioon praegu laguneb, kui oleme nii tundlikus olukorras, julgeoleku seisukohalt, mis? Tead, mida siis teha saab? Mis on sinu vastus nendele argumentidele? Noh, kõigepealt ajastuse mõttes see visiit või too visiit. Ma mäletan, et palju aastaid tagasi täna kõik naeratavad ja need, kes on noored, ei usu isegi, et olukord oligi selline. Jeruusalemmas on suur, suhteliselt uus linnaosa nimega Har Homa. Ma arvan, et seal elab hõlpsasti 10 000 inimesi suurepärastes moodsates korterites, eri taustaga iisraellased, nii usklikud kui ka mitteusklikud. See on osa Jeruusalemmast. Kui ma olin sisserändajate vastuvõtuminister, me alustasime selles piirkonnas ehitus Har Homas. Ja olid protestid ning räägiti Palestiina maa annekteerimisest. Kogu rahvusvaheline ajakirjandus oli kohal ja ma mäletan, et viisin kellegi, kes lihtsalt ei saanud aru, et see on osa Jeruusalemmast, talle seda näitama. Ma arvan, et see oli BBC meeskond, kes minu poole pöördus ja küsis täpselt sama küsimuse. Nad ütlesid, minister, me mõistame täielikult, mida te kõik räägite oma õigusest ja et see on osa Jeruusalemmast. Aga kas te ei arva, et ajastus on halb? Ja ma mäletan, mida ma neile vastasin. Ja see on ka minu vastus teile. Ma ütlesin neile, et ma vaatasin 3000 aastat tagasi ja Jeruusalemmas ei ole kunagi olnud head aega ehitamiseks. Ja täpselt selline see olukord ongi. Täna on üks visiit, homme teine visiit, siis on valimised ja pärast valimisi ja siis tuleb tulevase presidendi visiit ja eelmise presidendi visiit ja siis on mingi rahvusvaheline konverents, kus peaminister, ükskõik milline peaminister peab osalema ja kunagi pole head aega. Nii et kui me oleme kindlad sellest, mida me teeme ja ma ei mõtle, mitte mingil juhul ei tohiks me kedagi narrida ega teha seda, mida me nimetame heebrea keeles, ma pole kindel, kas sellel on inglise keeles tõlget, teha inimestele taftat, tead küll, tehes seda lihtsalt selleks, et näidata neile, et meie otsustame, me teeme, mida iganes tahame. see ei ole nii. Aga sellepärast ütlen ma ka selles intervjuus, et ma saan aru, et neid asju tuleb korralikult läbi mõelda ja teha samm-sammult. Ja muide, kriitika tuleb paljudel juhtudel ka paremalt poolt. Nad ütlevad, me saime aru, mida sa mõtled. Sa ütled, et Maalea Dumimi ja Gush-Etzioni piirkonnad, mis asuvad Jeruusalemma ümbruses, tuleks, nagu nad ütlevad, annekteerida, et neile tuleks kehtestada Iisraeli suveräänsus. Ja ülejäänud meie kogukonnad võivad sinu arvates põrgusse minna. Nii ma kindlasti ei mõtle. Aga ma saan aru, tead, see on protsess, millega peame algust tegema. Põhimõtteliselt oleme selle juba alustanud Ida-Jeruusalemma ja Goolani kõrgendikega. Ja me peame selle protsessiga jätkama. Lubage mul lõpuks viia meid kohtusüsteemi teemade juurde, sest ma tahan neid kindlasti arutada. Ja ma küsin mõned üldised küsimused ja siis veel mõned täpsemad. Ma arvan,
poliitikale suunatud küsimused, lihtsalt selleks, et mõista teie vaatenurki. Mida te ütlete kriitika kohta, mis puudutab praegust võimu tasakaalu Knesseti ja valitsuse vahel, kus väga tihti, kui ma inimesi saates intervjueerin, meile öeldakse, et Knesset on oma järelevalve võimu poolest üsna nõrk. Ja valitsus on äärmiselt tugev. Palju tugevam, kui see peaks olema. Mis tähendab, et väga sageli on kohtulikul aktivismile toetavate inimeste jaoks kaasnevaks asjaoluks see, et tasakaalu pole. Knesseti jaoks ja seetõttu kohus, peaprokurör, bürokraatia. Kõik peavad olema äärmiselt võimsad. Seega tahan kõigepealt alustada sinu isiklikust kogemusest, inimesena, kes on olnud nii täidesaatvas kui ka seadusandlikus võimus, ja uurida, milline see dünaamika välja näeb. Ja samuti sinu mõtted selle teise küsimuse kohta, mis puudutab kohtuvõimu. Noh, alustuseks Knesset, valitsus, valitsema, Knesset. Ma arvan, et sa kutsud oma saapesse väga viisakaid inimesi, sest öelda, et Knesset on nõrk ja valitsus on tugev, on väga leebe väljend, see on tõeline alahindamine. Knesset, ma arvan, et valitsuse suhtes ei eksisteeri tänapäeval üldse. Ja oleks üsna loomulik, kui ma jätkaksin ja ütleksin, et sellest tuleb süüdistada valitsus. See ei ole päris tõsi, sest Knesseti liikmed ise Eriti need, kes on koalitsioonis, ei saa oma rollist aru. Ma tean seda, mitte sellepärast, et ma oleksin nende mõtteid või vestlusi pealt kuulnud. Need asjad on juba mõnda aega ametlikult kirjas olnud. Isegi siis, kui ma olin spiiker. Ja kindlasti ka kogu selle vaidlusega, mida sa mitu korda mainisid, kui ma olin välis- ja kaitsekomisjoni esimees. Kas sa ei ole koalitsiooni liige? Sa pead lihtsalt asju läbi viima. Kuidas sa saad valitsusele vastu olla? Meie ülesanne on muide valitsust teenida. Koalitsiooni liikme poolt ametlikult öeldud sõnad. Ja kogu see idee, et Knesseti liige varitakse valitsust teenima. Ma püüan olla sama viisatas kui teised külalised ja ütlen, et see on vastupidise mõjuga. Ja olukorra muutmiseks on meil tõesti vaja, et Knesset muutuks palju tugevamaks. Komisjonide esimehed peavad mõistma, et nad istuvad oma toolidel, mitte selleks, et valitsuse seadusandlust lihtsalt kinnitada. Muide, see ei käi ainult vastuoluliste küsimuste kohta. Selle ametiaja alguses toodi sisse mõningaid seaduseelnõu. Minu komisjoni toodi oluline seaduseelnõu. Selle kohta polnud tegelikult midagi vastuolulist. Oli üsna lai üksmeel, aga see oli, teate küll, see polnud algfaasis korralikult läbi mõeldud. Ja kui me lükkasime koosoleku edasi, ütlesime, et valitsus peab sellega edasi töötama. Selle seaduseelnõu eest vastutav minister tuli minu kabinetti, uus minister. Ilma parlamendi ja valitsuskogemuseta. Ja ta ütles täpselt sama lause, ta ütles juuli. Ma ei saa aru, kas sa ei ole koalitsiooni liige? Miks sul on lisaküsimusi? Miks sa pead lisaarutelusid pidama? Lihtsalt kiida seadus heaks. See oli üsna aus tead arusaamatus selle kohta, mis on parlamendi roll meie süsteemis. Ja nagu ma olen öelnud, me peame seda tõesti muutma. Kas see, mida sa kirjeldad, on midagi uut või on see alati olemas olnud? Ja kui see on muutus, siis mis sa arvad, mis selle põhjustas ja millal? Vaata, olgem veel kord täiesti ausad. Võid olla teise poole suhtes Jumal julm, oli kui seal. soovid. Võid olla vähem viisakas. See on okei. Valitsusele ei meeldi mõte, et mõned Knesseti liikmed hakkaksid järelevalvet tegema. Tead küll. Ja kritiseeriksid tegevusi või seadusandlust või nõuaksid vastuseid ja nii edasi. See on üsna ilmne. Tavaline nali on see, et Ben Gurion, tead küll, kolis Knesseti Jeruusalemma, sest ta ei tahtnud selle kohalolekut Tel Avivis, peaministri residentsis ja seal, kus on kaitseministeerium. Ben Gurion oli seal, nagu sa ehk mäletad, oli ka paralleelselt. Kaitseministeerium, ta ei tahtnud kõiki neid tüüpe enda ümber ja kolis Knesseti Jeruusalemma. Nii et see pole midagi uut. Muudatused seisnesid selles, et valitsus ei tahtnud, et Knesset sekkuks ja Knesset tahtis sekkuda. Praegu
Knesset ei taha praegu sekkuda. Opositsioon kritiseerib automaatselt kõike, mis tuleb valitsuselt. Loomulik, kuigi mitte alati tark. Koalitsioon, nagu ma olen öelnud, ütleb lihtsalt jah, härra, kui midagi tuleb valitsuselt. Ja tulemuseks on paljudel juhtudel see, et seadusandlus ei ole korralikult läbi mõeldud. Tõsist arutelu ei toimu. Arutelud komisjonides muutuvad karjumiseks, sest arutelul puudub sisu. Ja ma arvan, et see on miski, mis lõpuks kahjustab mitte poliitilist süsteemi, vaid iga Iisraeli kodaniku, sest seadusandlus ei ole midagi abstraktset, see puudutab meie elu. Nii et arvestades seda, mida te praegu kirjeldasite, siis kuidas te suhtute sellesse, mida sageli kurdavad? Ma ütleksin, et ilmselt rohkem parempoolsed seadusandjad, kuigi mitte ainult nemad. Et õigusnõustamine, õiguslik bürokraatia on sisuliselt poliitika kujundamise üle võtnud, olgu see siis kohtus, peaprokuröri tasandil või ministeeriumide õigusnõunike poolt. Kas õige tasakaal on saavutatud? Kas see on omaette väljakutse? Kuidas sina seda näed? Sellel kriitikal on kindlasti oma iva. Seetõttu olin ma väga pettunud selles, kuidas praegused kohtureformid algasid jaanuaris. 23. viidi läbi sellepärast, et see mattis sisuliselt vajalike muudatuste võimaluse maha, selle asemel, et neid edendada. Ja neid muudatusi on väga vaja. Kas sa saad veel kord rääkida, kas sa saad tuua mõned näited, ütleme näiteks seadusandlusest või poliitikast, mis olid? Näiteks see, kui lihtsalt ülemkohus tühistab Knesseti seadusandlust, ei ole väga teretulnud. Kui taas puudub arutelu, kui kõik on vaid karjumine, kui valitsus surub läbi kõike, mida tahab, ma suudan kuidagi ülemkohtust aru saada, aga see ei tee seda siiski õigeks. Ja ma mäletan, et see oli konkreetne juhtum. Midagi ei olnud korralikult. Arutatud eelarve arutelude ajal rahanduskomisjoni. Ma nõudsin kui Knesseti spiiker, ma nõudsin täiendavat hääletust. Knesseti õigusnõunik toetas täielikult minu seisukohta ja nõudis täiendavat hääletust. Komisjon kõhkles. Keegi läks vahepeal ülemkohtusse ja ülemkohus toetas minu seisukohta ja Knesseti õigusnõuniku seisukohta. Ja ma avaldasin avalikult oma pahameelt ülemkohtu suhtes. Kohtunik, kes selle otsuse tegi, on keegi, keda ma isiklikult tunnen. Ja ta ütles hiljem, tead, ma ei saa aru, me toetasime opositsiooni. Ja ma ütlesin talle, sul ei ole õigus sekkuda Knesseti asjadesse sellisel viisil. Ja kui ma tõesti otsustaksin oma arvamust komiteele peale suruda, oleks mul selleks omad viisid. Ma võiksin öelda, et eelarve ei jõua täiskogu istungile enne, kui te selle küsimuse üle veel kord hääled. Parlamendi spiikeril on selleks õigus. Kahjuks teate, mis toimub Knessetis ja siin tabate te naelapea pihta. Miks on Knesset nii nõrk? Sest pool Knessetist, ütleme täna, opositsioon Knessetis oleks väga rahul sellega, mida ma ütlen Knesseti ja valitsuse suhete kohta. Ja koalitsioon Knessetis oleks väga rahul, kui kuuleks, mida ma ütlen Knesseti ja kohtusüsteemi suhete kohta. On väga vähe, kui üldse Knesseti liikmeid, kellel oleks hea meel kuulda mõlemat osa sellest, mida ma ütlen. Ja see ongi see, mis teeb Knesseti väga nõrgaks. Nii et arvestades seda, mida sa ütled, kuidas sa arvad, et kohtusüsteem peaks muutuma? Ja sa juba rääkisid sellest, mis on üsna sarnane sellele, mida sa just kirjeldasid, kus otsus tehti sinu kasuks, kuid sa läksid sellele vaatamata põhimõtteliselt vastu. Sa oled juba selgitanud, et sinu arvates on koalitsioonisüsteem kõigi oma puudustega ja isegi siis, kui tundub, et see jätab sind potentsiaalselt, tead küll, vale poole peal mingis küsimuses, või no mitte vale poole peal, aga oled kandnud konkreetset kahju millegi eest, mida sa soovisid. Sa kaitsed ikkagi koalitsioonisüsteemi, nii et seda öeldes kuidas? Jällegi, milline on teie arvates ideaalne suhe Kanada valitsuse ja kohtuvõimu vahel?
teate, te mainisite, et teile ei meeldinud viis, kuidas kohtureformi ellu viidi. Aga kas teil oli probleeme ka sisuga? Kas oleksite soovitanud midagi muud sisuliselt? Ja kas te soovitaksite midagi muud sisuliselt? Esiteks, nagu ma ütlesin, on muudatused vajalikud. Kui soovite, et ma ütleksin selle ühe lausega, siis ütleksin rohkem tasakaalu. Rohkem tasakaalu. Rohkem enesepiiramist. Sa võid mulle teada anda. Olgu. Nii, nagu ma ütlesin, rohkem võimu Knessetile, mis tegelikult on rahvaesindaja. Ülemkohtul peaks olema raskem seadusi tühistada või sekkuda isegi Knesseti siseasjadesse. Vähem Knesseti jalge alla tallamist valitsuse poolt ja rohkem järelevalvet Knesseti poolt valitsuse tegevuse üle. Ma arvan, et need on asjad, mida võiks Knessetile tuua üsna laia konsensusega. Ma kuulen oma kolleege ja kuigi on väga lihtne taandada kõik mustvalgeks vaidluseks, oled kas reformide poolt või reformide vastu. See ei ole nii. On teatud reforme, mida on väga vaja. Ja oli ka teatud katseid seadustada asju, mis on täielik jama. Ja ma arvan, et hetkel, kui me selle muudatusega alustame, saavad mõned küsimused, mille te tõstatasite seoses õigusnõunike lisavõimuga erinevates ministeeriumides ja nende volitustega, mida mõnikord kirjeldatakse kui süvariiki ja mida iganes, ma arvan, et see muutub automaatselt. Kuidagi kohaneb see ise selle uue reaalsusega. Ja muide, kui vaadata 20 või 30 aasta taguseid ülemkohtu otsuseid, paljudel juhtudel pöördub ülemkohus Knesseti poole. Ma mainin üht väga tuntud ja vastuolulist teemat erinevatel viisidel. Oli erinevaid määratlusi, aga paneme selle väga lihtsalt. Kes on juut? Tagasipöördumise seadus, kes on juut ja nii edasi, nii edasi. Ma mäletan, kuidas ülemkohtu kohtunikud pöördasid Knesseti poole 1 kord, 2 korda ja 3 korda ning ütlesid, te peate otsustama. Te peate seadusi vastu võtma. Kui te ei tee seda, siis me sekkume. Ja siis, kui Knesset ei tegutsenud igasugustel poliitilistel põhjustel, sekkus ülemkohus. Praegu see nii ei ole. Ülemkohus pöördub tõesti Knesseti poole. Nad lihtsalt teevad otsused ja kõik. Ja see on midagi, millega, nagu ma olen öelnud, peame tegelema. Ja kui ma sind õigesti mõistan, siis arvad, et on olemas seadusi, mida saab vastu võtta, mis tugevdavad Knessetit ja nõrgendavad kohtuvõimu teatud küsimustes. Piirata võimu, nõrgendada võimu, piirata võimu, mis oleks liiga tugev. Võiks väita, et see piirab võimu ning tugevdab õigusriiki ja kohtuvõimu. Teine punkt, mis saates sageli esile kerkib, on avalikkuse usaldus avalike institutsioonide vastu. Muide, see langeb kogu aeg. Ja see on, ma olen selle eest aastaid hoiatanud. See on väga ohtlik. Teate, ma ei kuulu nende hulka, kes ütlevad, kes vajab ülemkohut. Me vajame tugevat kohtusüsteemi. Kui ma näen igal aastal, igas küsitluses, mitte mingite, teate küll, parempoolsete küsitlejate puhul, kes püüavad teile moonutatud pilti anda. Nüüd Iisraeli Demokraatia Instituut ja teised, nad näitavad teile, et usaldus ülemkohtu vastu on järk-järgult langenud. Võite vaielda ja õigusega ning öelda, jah, aga Knesset on tavaliselt viimane. Tõsi, teate küll need küsitlused. Jah, aga just sellest ma räägingi, sest Knesset on ebaoluline. Knesset on... Ma arvasin, et see oli sellepärast. Koalitsioonisüsteem on nii killustunud, et iga inimene, et valijad vaatavad põhimõtteliselt Knessetit ja see, mis neile meeldib, moodustab juba alguses väga väikese protsendi sellest. Võib-olla. Kas ma olen liiga unustav? Ei, ma pole kunagi niimoodi mõelnud. Võib-olla sul on õigus, et nad juba algusest peale ei nõustu Knesseti liikmete enamusega ja näevad seal ainult vähemust,
kes esindab nende vaateid. Aga ikkagi tead, ma pole kunagi niimoodi mõelnud, see on viljakas mõte, aga ma ütleksin ikkagi, tead, kui Knesset käitub korralikult ja peab tõsiseid arutelusid, mitte lihtsalt tead, karjub ja vilistab ja mis iganes. Ma arvan, et inimesed, nii nad tahavadki seda näha. Nad tahavad näha, et seadusandlus, mis puudutab nende elu, on miski, mis tõesti läheb Knesseti liikmetele korda. Ja nemad, et Knesseti liikmed ei ole seal ainult selleks, et pealkirju teha, tead küll, sõimates oma vastaseid roppude nimedega. olgu, mul on üks lisaküsimus, mis ei ole üldse seotud sellega, millest me seni rääkinud oleme, enne kui nad tulevad ja mind siit lavalt minema viskavad. Ja see puudutab Aliyat. Millest ma tean, et sa oled varem rääkinud ja ma arvan, et sa olid sisserändajate vastuvõtuminister. Me elame väga keerulisel ajal välismaal elavate juutide jaoks. Ilmselgelt ei ole Alija alati iga inimese jaoks õige lahendus. Aga kindlasti siin Iisraelis. Paljud meist loodavad, et rohkem inimesi otsib siin kodu ja turvalisust, kui see on nende jaoks sobiv. Ja ma mõtlen, kas on viise, kuidas Iisrael peaks seda sammu soodustama, ilma et see diplomaatiliselt välismaal kellelegi varba peale astuks. Ja ka sisemiselt võib-olla teha muudatusi, et luua uus sisserändajatele avatum ja sõbralikum keskkond. Ma usun, et magusalt laulmine, ilusate laulude ja hümnide laulmine diasporaa juutidele Iisraelis elamisest ei too neid Iisraeli. See on, nagu sa ütlesid, Sion. Sa kasutasid seda sõna, ma arvan, et see olid sina. Kas see sobib neile või neile, kellele see sobib? Mind on kritiseeritud, isegi kui olin sisserändajate vastuvõtu minister, et ma ei kutsunud kõiki üles Iisraeli elama asuma. Kui ma näiteks pidasin loenguid välismaal juudi kogukonnale või midagi sellist, sest ma arvan, et inimesed peavad seda otsust tõsiselt võtma. Emigratsioon ja immigratsioon, isegi kui me nimetame seda alijaks, ei ole see kunagi lihtne. Kohanemine ei ole kunagi lihtne, mitte kellelegi. Mitte ka lastele, see on kõige rumalam asi, mida ma kunagi kuulnud. Lastega on see nii lihtne. Tead, nad kohanevad hetkega. See ei ole kunagi lihtne. Mitte lastele, mitte teismelistele, mitte täiskasvanutele, mitte noortele spetsialistidele, mitte eakatele, mitte kellelegi. See on ikkagi, ma arvan, et see on parim otsus neile, kes selle otsuse tõesti langetavad. Võtavad seda tõsiselt ja tulevad siia. Tead, ma võin seda öelda esimeses isikus. Ma kogesin mõningaid seiklusi oma teel Iisraeli, nagu sa mainisid. Ja ma ei kahetse mitte kunagi seda päeva, kui otsustasin selle sammu astuda. Ja siin, kui rääkida sellest, kuidas me uusi immigrante ligi tõmbame, ma arvan, et kogu meie vestlus on selle küsimusega seotud. Kui me muudame Iisraeli tugevamaks, paremaks, laiema konsensusega, mitte ühtlustamise, vaid ühtsusega, mingi vastastikuse arusaamisega inimeste vahel, me oleme väga erinevad ja see on hea. Sest mul ei ole midagi pakkuda näiteks väga ultraortodoksile juudile, kes tahab teha alijat, või täiesti ilmalikule juudile, kes ei taha midagi kuulda ühestki religioonist ega usulistest seostest. Aga Iisraelis on inimesi, kes on minust väga erinevad ja kes saavad pakkuda palju nii neile kui ka teistele ja põhimõtteliselt kõigile. Me oleme siin erinevad, me lihtsalt peame üksteist kuulama, sest kui üks pool võidab, siis juudi rahvas kaotab ja seda peame meeles pidama. Kõik, mida me siin teeme, kõik, mida me siin seadustame, kõik, mida me siin edendame, mõjutab miljoneid juute välismaal ja aitab neil või ei aita neil mõelda alijale. Ma arvan, et see on hea koht lõpetamiseks. Ma tean, et sul on ilmselt järgmise nädala või 2 jooksul tulemas oluline poliitiline teadaanne. Kui ma peaksin arvama ja nende jaoks, ja ma näen, ma ei suru peale, see ei ole selle saate eesmärk, nende jaoks, kes tahavad selle lool silma peal hoida. Kui aeg käes on. Jääge kuuldele. Suur tänu teile, härra Ederstein. Jätkame seda sarja järgmiste nädalate jooksul teiste esinejatega. Hindan väga, et te selleks aega leidsite.
ja palju edu! suur tänu ja mulle tõesti meeldis meie vestlus. Aitäh!